Nii, tere hommikupoolikut kõigile. MKM-ist paluti rääkida energiamajanduse arengukavast, arengufondi. Mina olen arengufondi ekspert, kes tegeleb energiamajanduse arengukava stsenaariumite kokkupanekuga üsna mitmes valdkonnas, nii soojus, elekter, siis elektriülekanne ja elektri tootmine. Nii et suhteliselt lai ampluaa. Ja miks üldse arengufond tegeleb energiamajanduse arengukavaga? Kui valitsus võttis vastu otsuse uuendada energiamajanduse arengukava, siis tuldi järeldusele, et see energiamajanduse arengukava tuleb koostada laiapõhjaliselt. Siiamaani on ta sündinud kabineti vaikuses, korraldatud mõningad konverentsid sinna peale, kus kõige roll oli lihtsalt noogutada, jah, nii ta on ja nii ta läks. Nii kui viimane arengukava on selline, mida, kui vaadata selle täitmist, siis midagi on seal täidetud, aga see on ka loomulik, sest arengukava nägi ette kõigile midagi. Igale poole tilgutati natukene, kõigil oli võimalus midagi ära teha. Seekord otsustati võtta kogu meie energiamajandus nagu alast, lammutada laiali detailides, valdkonnad eraldi ja vaadata, mis seosed nende valdkondade vahel. Ja kui me hakkasime seda ülesannet täitma, siis oli selge, et tuleb saada ette tänane olukord. Ja selleks lammutati lahti kogu see energiamajandus nendes peatükkides. Ja kui te tulevikus lähete meie energiatalgud.ee lehele, mida ma praegu lahti võtsin, sest ei ole mingit presentatsiooni mõtet teha, kui see materjal on kõigile igal ajahetkel kätte saada. Ja lammutasime ta lahti ja kirjeldasime ära tänase olukorda. Võtame siit näiteks lahti energiatarbimise ja siin on toodud kõikide lõigete kaupa siis milline on see tarbimine. No, see internet kahjuks on natuke aegane, okei. Näete, siin tulevad kõik need andmed lahti. Ja nii on lahti toodud siin nendes valdkondades absoluutselt kõik näitajad. Ja see oli vajalik selleks, et vaadata siis, kus me täna oleme, millised trendid on täna arengutes. Ja siit tuli ka siis see ülesande püstitus igas valdkonnas käia läbi see areng, arvestades trende mujal maailmas, et kuhu me siis lõpuks aastal 2030 jõuame ja tuleviku vaatega siis aastani 2050. Ja niimoodi me hakkasime seda süsteemi üles ehitama ja siin selle ENMAK 2030 on nüüd juba konkreetselt selle arengukava enda arenguseis, kuhu me oleme hetkel jõudnud, mis on tehtud ja mis on veel tegemisel. Ja loomulikult, mis see strateegilised eesmärgid on, need on sinna ilusti kirja pandud, aga selge on see, et kõige odavam energia on mitte kasutatud energia. Ja eriti vaadates tänast ilma, siis kehtib see ka nii soojuse valdkonnas kui elektri valdkonnas, sest mida külmem on ilm, mida pikemalt ja külm on, seda kõrgemalt see tarbimise tipp läheb, see on paratamatus. Ja kui me suudame seda tippu maha lõigata ja kokku hoida, siis on see meie kõigi võit. Ja loomulikult peetakse silmas siin ka siis seda varustuskindlus ja energiajulgeoleku aspekt. See julgeoleku aspekt on täna pigem poliitiline aspekt, ta ei ole päris nüüd inseneri tasandil, sest see tuleneb riigi suhetest nende riikidega, kus meile tulevad need tarned.
teatud kütuste puhul on commodity, see tähendab, et vabalt turul kaubeldav, vabalt hangitav ei ole probleem, aga näiteks gaasi puhul on see täna ühest allikast ja seal on poliitilised riskid. Nii et neid aspekte tuli kõiki siis silmas pidada. Nii, ja sellel esimesel otsal pandi paika siis struktuur, kuidas me käsitleme energiamajanduse arenguga. Siin on toodud plokkidena ära, et mida me siis vaatleme. Me vaatleme eraldi tarbimist kõikides valdkondades. Me vaatame eraldi ressursse, millest saab energiat toota. Ja siis vaatame nende liikide kaupa seda energia tootmist ennast. Ja nii on ta plokkide kaupa üles ehitatud. Nüüd, kui me oleme selle läbi käinud, siis me jõuame sellise teeni, et kuidas siis midagi teha. Ja selge on see, et neid valdkondi ja neid stsenaariume tuleb üsna palju. Näiteks koostame siis tarbimise stsenaariumi. Siin on 3 valdkonda ilusti pandud paika ja edasi nende tarbimise katmiseks on vaja siis elektrit toota, elektrit üle kanda, soojust toota üle kanda ja ka kütused kokku panna. Ja vaadake, kui palju tuleb neid stsenaariume. Igas valdkonnas on 3 stsenaariumit. Põhimõtteliselt me stsenaariumid valisime sellised, üks on selline, kus läheb nii nagu alati. Business as usual. Ehk riik ei võta sekkuvat rolli. Äriettevõtlusturg korraldab, läheb nii nagu alati. Teine stsenaarium on see, kus riik võtab mingisuguse sekkuva rolli juba, aga mitte väga suure, vaid ikka natukene rohkem, kui näevad Euroopa Liiduga sõlmitud igasugused lepingud ja nõuded, mis tulevad Brüsseli puhul. Ja 3. stsenaarium on see, kus me siis üritame läbi selle suurema panustamise saavutada suuremat võitu. Aga mis on see võit? Võit on tegelikult meie majanduse areng. Me hakkame vaatama kõiki protsesse läbi selle, et meie majandus oleks jätkusuutlik ja suureneks sisemajanduse koguprodukt inimese kohta, mis on väga oluline. Mitte üldine, vaid just nimelt inimese kohta. Ja kui me oleme need stsenaariumid kirja pannud, mis tänaseks on tehtud, need on kirjeldatud, ja siis arvutame sealt välja ka majandusmõjud. Meil on sõlmitud juba leping majandusmõjude hindajatega, protsess käib, kus me vaatame siis kõiki nii otsekulusi, nii kaudseid kulusi, kui lõpuks seda, mis siis selles mitmeringilisest raha ringlemisest kokku tuleb. Näiteks elamamajanduses me investeerime hoonesse, me saavutame seal energiasäästu, kuid see ei ole kõik. Me saavutame seda, et me anname materjalitööstusele tööd. Sealt tekib käib raharinglus. Me anname ehitajatele tööd ja nii edasi. Nii et seal tekib mitu ringid, tsüklid majanduses, mis lõpuks kõik hinnatakse majandusmõju näitajatel läbi siis sisemajanduse koguprodukti. Ja sealt me näeme, milline stsenaarium siis on kõige mõistlikum. Ma edaspidi räägin, kui ma jõuan juba konkreetselt valdkondade juurde, et kuidas see siis asi kajastab. Aga siin järgmise skeemi peale näha siis, mis on juba, ütleme, MKM-i roll. Me oleme oma rolli piiritanud, et arengufond vaatab selle tausta ära, kirjeldab stsenaariumid ära ja kõik, annab selle paketti MKM-ile üle, kes siis hakkab vaatama, mis nende stsenaariumitega peale tegema, hakkab kombineerima, lähtudes siis sisemajanduse koguproduktist, säästust, julgeolekust ja siis varustuskindlusest ja kombineerib need erinevad
stsenaariumitega, et saavutada lõppkokkuvõttes kuskil 6-10 stsenaariumi. Ja nende stsenaariumitega siis minnakse lõplikult valitsusse välja. Et vaadata, mis siis tegelikult siis valida on. Ja kui need stsenaariumid on valitud, siis me hakkame tegema sinna peale sensitiivsusanalüüsi. Sest me oleme täna ju võtnud teatud eeldused. Kas need eeldused realiseeruvad, seda ei oska meist mitte keegi. Näiteks CO2 hind. Me võtsime eelduseks, see on energiaagentuuri ennustus, mis sellega juhtub, kuid on vaja nüüd kontrollida, kui see paikab. Ja selle tõttu tehakse siis nende kriitiliste punktide osas sensitiivsusanalüüs, kus me vaatame, et okei, CO2 ei lähe ennustatud 30 euroni tonni pealt, vaid jääb tänase 4-5 juurde. Ja vaatame, mis need stsenaariumite ja mis selle majandusmõjuga siis juhtub. Nii et selline ülesanne saab olema siis kõige lõpus. Nii, nüüd stsenaariumid siis. Protsess iseenesest nende stsenaariumite loomisel ei ole mitte mõne üksiku inimesega. Siin on kaasatud sisuliselt see kompetents, mis on Eestis olemas. Iga selle teema juurde on loodud oma võrgust, kus on kuni 150 erinevat inimest asutus. Need on kaasatud sinna protsessi. Ja osa võrgustikku on siin avalikult juba üleval, kes sinna käivad, osa ei ole veel jõutud panna, aga kuna need teemahaldurid, kes seda programmi pidevalt uuendavad, on väga hõivatud nende materjalide laadimisega, siis tahes-tahtmata see protsess natuke venib, aga kui te pidevalt jälgite, siis näete, et iga päevaga midagi muutub ja täiendab. Ja kõige suurema töö elamumajanduse osas tegi ära Tehnikaülikool. Ja nende ettepanekul tuli sisuliselt kolm stsenaariumi. Ja nende stsenaariumite erinevus on selles, kui palju paneb riik raha hoonete renoveerimisse, soojustamisse. Sellest on erinevad numbrid. Kahjuks need on nii väiksed, aga näiteks siis mitte sekkuvas läheb nii, nagu ta on, et me paneme 3,47 miljonit iga aasta siis riigi poolt sinna raha mängu ja vähe sekkuvas või ütleme juba natuke normaalsemas keskkonnas paneme 37 ja siis kui me tahame hästi palju ja head tulemust saada, paneme iga aasta 100 miljonit. Ja siis on välja arvutatud kõik need säästud ja siis, nagu ma ütlesin, läbi 3 ringi, mis siis juhtub majandusega, majanduse koguproduktiga ja palju siis riik raha tagasi saab. Need numbrid on siia alla. Ja näete, kui me 100 miljonit paneme sisse, siis 126 miljonit saab riik tagasi läbi erinevate maksude ja säästud. Tegelikult see on väga kasulik riigile endale. Nüüd, elamumajanduse vastu täpselt peab töötama ju meil soojamajandus. Ja soojamajanduses tehti samamoodi siis 3 stsenaariumi, tinglikult, et need sassi läheks, sai neile pandud siis, et kaugkütte ja reaalne stsenaarium ja siis energiaühistud, need on tinglikud nimetused lihtsalt, et need eristades ei tohiks kedagi väga segadusse viia. Ja vastavalt nendeles elamufondi või ütleme hoonefondi tarbimisele on ka siis muutunud siis soojuse tarbimise graafikud, mis on siin välja tulnud. Näete, see tarbimised ütleme suurusjärgus 16 tera natuke üle, sellest me jõuame siis kõige parema stsenaariumi sekkusega stsenaariumi korral 10 teravatt-tunnini 50.
aastaks, nii et tarbimine on selges vähenemise trendis ja sellest tulenevad ka probleemid nüüd nendele soojusvõrkudele endile. Suured soojusvõrgud, seal ei ole mingit ohtu, see tarbimine nii palju ei vähene, et nad muutuksid mitte jätkusuutlikeks, kuid väikestes võrkudes on see väga terav probleem. 192 võrku on meil juba likvideeritud siin aegade jooksul ja selles ohutsoonis on suurusjärk veel 100 soojusvõrku, kus on nende soojustamise protsessi läbi näha ette selline tarbimise langus, et tarbimistihedus muutub nii väikseks, et selle soojusvõrgu jätkusuutlikkus on küsimärgi all. Ja selle tõttu on see stsenaarium ka siis pandud nimeks ühistute stsenaarium, kus siis need võrgud ja need piirkonnad peavad hakkama siis mõtlema, kuidas siis oma soojuse vajadus rahuldada. Ja siit tuleb just appi see targa maja kontseptsioon, taastuvate kütustele üleminek, ehk sisuliselt tähendab seda, et minnakse siis lokaal- või siis kohtküttele, erinevus, et lokaal on siis väikse maja või siis korteripõhine ja kohtküte on korteripõhine ja lokaalküte on siis kas mingi tervikmaja või majade grupi kütteks. Nii et siin peab hakkama tulema need lahendused. Need on läbi arvutatud, et missugune neist kõige mõistlikum on ja nagu te kõik teate, kõige odavam siiski kaugküte. Ja kõik need kohalikud lahendused on kallimad, kaasa arvatud ka need maasoovispumbad ja ka õhkpumbad ja nii edasi. Need lähevad lõppkokkuvõttes natukene kallimaks. Aga ta on ikkagi mõistlik lahendus sellele kogukonnale, kes selle probleemi seisab. Ja siit koorus välja selge ülesanne, et kui me rakendame nüüd neid meetmeid, töötame välja meetmete kava, et kuidas riik saab panustada läbi siis KredExi ja KIK-i nendesse arengutesse, et siis tuleks koostada koos omavalitsuse siis selle kogukonnaga ja hetkel veel toimiva soojusettevõtjaga ühine energiamajanduse arengukava või siis programm, kuidas käituda, mida teha, mida kõigepealt teha. Ei ole mõistlik käituda nii, et me kõigepealt teeme soojusvõrgu korda, paneme raha sinna torudesse ja katlamajasse ja siis hakkame vaatama, mis majadesse. Mõistlik on alustada ikkagi sellest köetavast hoonefondist, renoveerida, soojustada nii palju, kui mõistlik on, soojusõlmed viia vastavusse ja alles siis tulla tagasi selle soojusvõrgu juurde või katlamaja juurde või siis selle lokaalkütteallika juurde, selle valiku juurde. Ja siin peab olema nüüd siis riigil nii palju tarkust, et ta suudab selle meetmekava niimoodi püsti panna, et seal ei tuleks valesi lahendusi. Muidugi täna on probleemiks see, et meil see insenerivõimekus on nii, nagu ta on, et neid arengukavas või soojusmajanduse kavasid vaadates on need väga problemaatilised, kus neid teemasid on väga pinnapealselt käsitletud ja see eeldab seda, et seda tööd peab tegema tõepoolest asjatundja ja seda peab siis hindama ekspert ka selle toetuse andja poolt. Nii et see on väga problemaatiline koht ja MKM nüüd tõsiselt mõtleb, kui ta seda rakenduskava hakkab kokku panema. Eile istusime just ja arutasime, missugused meetmed üles ehitada, kuidas nendega on mõistlik edasi minna, aga see teema jäi veel lahenduseta, aga sellega me tegeleme veel edasi. Nii, ma arvan, et ma soojusest nii palju ei räägi, aga ma räägin nüüd natukene huvitavamast teemast, mis on elekter. Ja elektri puhul me tegime 4 erinevat stsenaariumi ja siin on nüüd kütuste hinnad ees, mis on eelduseks võetud. Siin on tarbimine meil ees ja kaod, mida me näeme ette. Ja siin
tulevad edasi juba stsenaariumid. Ja kui me vaatame neid stsenaariume, siis meil on valitud liberaalne stsenaarium ehk sisuliselt anname turu korraldada kõik. Meil toimib elektriturg ja turg ei ole mitte ainult Eesti, turg on üle Balti mere, sisuliselt kõik Skandinaavia maad, Saksa, Poola ja Balti riigid on sinna turgu haaratud ja mingil määral ka Vene mõju on arvesse võetud. Ja selle baasil on loodud üks mudel, Palmarel, millega siis mängitakse need stsenaariumid läbi, nende kütuste eeldustelt lähtudes ja konkreetsete jaamade karakteristikutest lähtudes. Ja on saadud tulemused. Ja näete siin, selle graafiku peal siin on elektri hinnad, sõltuvad erinevatest stsenaariumitest ja nii näljakas, kus ei ole, kuni 32 aastani on praktiliselt sama, hind ei muutu. Ja lõpus lähevad natukene alles hinnad lahti. Siin on 2012 ja miks siin on selline kõrge number 80, kuna tegelik turuhind on 36 kuskil. See on sellepärast, et see mudel ei arvesta subsiidiumi. Meil on tehtud kõik arvutused sellised, et subsiidiumi riigid elektrile ei maksa, elektritootele maksa. Täna maksab, Eesti ka maksab üsna palju, iga päev näete oma arvega, kui palju läheb selle subsiidiumi jaoks iga kilovatt-tunnile. Aga mõte on selles, et tulevikus subsiidiumid kaovad nii ära. Turuhind läheb piisavalt kõrgele, et riikidel ei ole vaja hakata maksma toetusi. Elektriturule saavad tulla ka uued tootjad juba ilma riigipoolsete toetusteta. Täna ei ehitata Euroopas mitte ühtegi elektrijaama ilma toetuseta. Praegu käib Auvere elektrijaama ehitus, seda toetame kõik meie. Vaadake elektrituruseadust, elektrituruseaduses on täpselt kirjas, kuidas me hakkame seda jaama ehitus kinni maksma, siis kui ta toetab. Ja et raha saada, siis riik pani ju Eesti Energia aktsiakapitali 100 miljonit raha juurde, et üldse ehitades oleks. Aga see selleks. Nii et nende stsenaariumite tulemused iseenesest on üllatavalt sarnased. Ja üllatus, põlevkivi kui kütus kaob pilt. Põlevkivist enam elektrit nende stsenaariumite alusel tõmbama jah. Ja põhjus on väga lihtne, sest põlevkivil on täna oluliselt suurem väärtus, kasutades teda näiteks põlevkiviõli tootmisel. Ja me peamegi lähtuma kõikidest ressurssidest, nende väärtuse põhised, mida sealt on võimalik välja võtta. Ja tulevikku vaadates siis Arengufond näeb enda järgmist rolli, kui see energiamajanduse arengukava on paika pandud just Eesti loodusvarade ressursside väärindamise ülesande lahendamises. Et me vaataks kogu seda maapõues olevat ressurssi ja püüaks selle väärindada kõige mõistlikumul moel, kaasa arvatud siis graniit, liivkruus, turvas, mida iganes. Ja ääremärkusena, et hiljuti tegime turba kohta ühe teadusuuringute kokkuvõtte, mis ütleb seda, et Eestis on väga mõistlik kasutada turvast ja seda turba CO2 mõju saab vähendada niimoodi, et turvaraba kaevatakse tühjaks, tekitatakse sinna veekogu ja veekogus hakkab fotosünteesi kaudu juba CO2 sidumine. Nii 300-aastases tsüklis, ütleme niimoodi, on ta CO2 null. Seda on valgul põletame ära, aga pärast me juba seome selle koguse tagasi. Aga see uuring on jätku-uuring ja see jätkub, nii et väike huvitav kõrvalepõige, millega me tegeleme. Ja siit on tehtud üks huvitav stsenaarium, nimelt Uttegaasi stsenaarium. See on täna Tärniga stsenaarium. Ja selles mõttes on see väga naljakas stsenaarium, mis tõrjub praktiliselt muud kütuseliigid välja. Kui realiseeruvad täna õlitootjate soovunelmad ja antakse luba 20 miljonit tonni
põlevkivi maa 25 miljonit tonni geoloogilist põlevkivi maalt välja võtta, siis jääkproduktina õli tootmisel tekkiv uttegaas, generaatorgaas, mille sama kütteväärtus, mis looduslikul gaasil, tõrjub teised kütuseliigid turult välja, nii et praktiliselt kogu Eesti elekter on võimalik toota siis sellest gaasist. See gaasi kogus on suurem, kui täna me kasutame looduslikku gaasi üldse kokku Eestis. Ja loomulikult see teema oli väga niisugune sensitiivne ja me saime nüüd eelmine nädal MKM-ist uue ülesande, et me ei tohi avalikkusele väga presenteerida, et põlevkivi on out. Et palun tehke uus stsenaarium, kus on vägisi pandud põlevkivi sisse, aga see on meie ministeeriumi otsus selline stsenaarium kokku panna ja sellega me hetkel tegeleme. Eeltingimused on kokku lepitud ja järgmine reedel peaks olema siis stsenaarium lõplikult siis sealt mudelist läbi lastud ja tulemused teada. Aga see ei ole enam väärtusepõhine ja selle peale me teeme siis selle majandusmõjude hindamise, mille kaudu me siis tahaksime näidata, et kas see stsenaarium on meie majanduse summaarsena võttes kasulik või ei ole ta kasulik. Seda näitab tuleb. Nii, ja ega mulle ei jää muud üle, kui nüüd esitada teile üleskutse, et näete, siin on need asjad kõik olemas, te saate lugeda kõiki need materjale, mis on nüüd selle talgute puhul siin üleval ja saate vaadata siis sellest, mis on sellel esilehel ehk selles olemasolevate ressursside ja protsesside juures üleval. Ja te saate siit täna veel teha niimoodi oma ettepanekud ja märkusi, et saadate selle teemahaldurile meile. See teemahalduri nimed ja asjad on igal pool all kirjas ja saate osaleda selles protsessis. Täna ma vaatasin hommikul oli kuskil 4000 klikki tehtud nendel erinevatel teemadel, mõnel rohkem, mõnel vähem, aga keskeltläbi 4000 klikki. Ja meie koostöövõrgustikus, kes on saanud juba parooli, et need alusdokumente kõike lugeda, on 442 oli eilse hommiku seisuga. Et 442 inimest on otseselt hõivatud, nii et ma kutsun teid kõiki selles protsessis osalema ja nii palju veel, et asi lihtsamaks läheb, siis me teeme sinna täiendav akna, kus te saate otse kommenteerida. Ja siin palve juurde, et kuna iga selle kommenteerimise, märkuse tegemisel jääb jälg, mida ei saa kustutada, sest tegemist on Wikipedia põhine, kõik, mis sinna sisse läheb, arhiveeritakse kõik, et näha, kes mida tegi, kes mida ütles. Aga palve aktiivselt osaleda ja anda panus selleks, et see tõepoolest see energiamajanduse arengukava tuleb selline, mida on võimalik täita ja mida teie ka usute. Aitäh!